2-5-1 järgnevused. Et mis asi see on siis? Et sisuliselt on tegemist subdominant, dominant, toonika järgnevusega. Ja ütleme, et C-tuuris 4. aste subdominant on tavaliselt F-tuur, G7 on 5. aste ja dominant ja siis toonika. Nüüd selle F-i asemel ma mängin hoopiski siia D-moll 7, kuna neil on palju sarnaseid helisid D-mollil ja F-il. Ja kuidas nüüd mängida kolmehäälselt? Sõltuvalt sellest, milline teil see ülemine ots on siin, näiteks F-tuuril või D-moll 7. Võib mängida niimoodi. Täpselt sellel kujul. Ehk siis C liigub B-sse, A liigub G-sse. Kui ta on selles pöördes. Nüüd, kui ma seda sama ülemast otsa mängin teises pöördes, jällegi C liigub B-sse, A liigub G-sse, F jääb paigale ja viimane. Et kogu aeg tegelikult samad helid liiguvad, ehk siis C liigub B-sse, A liigub G-sse, kõikides pööretes. C liigub B-sse, A liigub G-sse. Ja kas te lõpetate mai 7-ga või 3 kõlaga, et ei ole nagu vahet. Mängin siis korra need kõik veel läbi.